Aitäh, Arvi, sa ütlesid juba siis ära selle, et esineme siin kahekesi suurema rühma nimel ja ettekande taustaks võib siis öelda seda, et keelemudelid tulles meie ellu kõik viisil või teisel peavad vaatama, et kas nendest oleks abi näiteks oma töös ja praegune ettekanne siis on loomult või see uurimus metaleksikograafiline selles mõttes, et me tegeleme siis leksikograafi tööprotsessi, selle teatud lõigu nagu sõnade tähendustele seletuste andmine siis selle uurimisega, et kuidas keelemudeleid saaks kasutada. Ja siin on siis need põhilised küsimused, millele me vastuseid tahtsime. Esiteks siis, et kas ja mil määral saavad suured keelemudelid leksikograafi aidata sõnaseletuste loomisel ja sõnatähenduste esitamisel. Ja teiseks, kuidas siis leksikograafid ise, kes siis traditsiooniliselt seda tööd on teinud, et kuidas nad neid tulemusi hindavad. Ja selle väljaselgitamise viisime siis läbi katse. Katse koosnes siis, eelnes piloteerimise faas, aga see lõplik katse koosnes siis oli siis niimoodi üles ehitatud, et seal oli 60 sisusõna tasakaalustatud 4 sõnaliigist. Ja kuna huvitas ka, et kuidas keelemudelid just polüseemia küsimustega hakkama saavad, siis siis igas sõnaliigis olid esindatud nii mitmetähelised sõnad kui ka monoseemsed sõnad ja seal 3-4 tähenduseni välja. Ja need sõnad, mis siis sattusid, välja arvatud siis see, et need sõnaliigi proportsioonid ja tähenduste arvud olid ette antud, olid muidu nagu juhuvalimiga sattunud sinna ja siis see, et kas tegemist oli oma või võõrsõnaga, see ei olnud kuidagi kontrollitud ja neid siis sattuski sinna ebatasakaalustatult, aga nagu me pärast kuuleme, see omandas teatud tähendust. Samuti siis piloteerimise faasis proovisime samalaadseid ülesandeid siis erinevate keelemudelitega. Siin on terve rida neid, need katsed toimusid eelmise aasta kevadkuudel, aga siis lõplikusse katsesse valisime neist siis 2, kes tundusid saama paremini hakkama, aga et siiski, et oleks võrdlusmoment, siiski 2. Need olid siis GPT-4o ja Gemini 1.5 Pro. Ja prompt, mida me eesti keeli viib, mida siis keelemudelite ette söödeti, seda siis nimetatakse nii-öelda zero shot promptiks, sest siin ei sisaldu ühtegi näidet ega vihjet, kuidas mudel peaks seda ülesannet lahendama, et ta lihtsalt siis nii-öelda selle prompti peale genereeris meile vastuseid. Mida tähendab eesti keeles, siis seal oli siis sõna ja oli öeldud, et mitmetähenduslikele võid anda mitu tähendust ja ka manitsetud, et kui sa ikka ei tea, siis ütle, et sa ei tea ja ära hakka leiutama. Ja siin on siis näide, et selle taolisi siis sõnaseletusi tuli leksikograafidel hinnata. Asuursinine tähendab väga heledat ja kirkalt sinist värvitooni, mis meenutab selget taevast. Ja teine, see on erksinise värvi varjund, mis meenutab selget taevast või sügavat vett. Asuursinine on sageli seotud rahu, vaikuse ja avarusega. Et siin on siis need autorid, aga siis leksikograafid ei teadnud, millise mudeli vastuseid nad hindavad, need olid ka segamini aetud, et ei oleks nagu korduvat mustrit. Ja küsitlus ise koosnes siis ühest küljest siis taustaandmetest, leksikograafide töökogemuse, siis selle kohta, milliste sõnastikega, kas ükskeelsete, kakskeelsete termini sõnastikega on töötatud ja siis, et kas seletusi on ise sõnastatud varem või on neid kompileeritud asjadest kokku või toimetatud. Ja iga vastaja pidi siis andma kokku siis 120 hinnakut, 60 sõna
siis korda 2 vastust ja et see oli üsna aeganõudev ja üsna kurnav ülesanne leksikograafidele ka. Aga iseenesest siis iga vastuse puhul tuli siis hinnata, kui hästi on leksikograafi meelest tähendused tabatud, kas vastus on keeleliselt korrektne ja kuivõrd ollakse siis selle pakutud seletusega rahul ja oli ka siis nii-öelda vaba vastuse väli, kus võis oma hinnangut kommenteerida. Vastajateks olid siis 21 Eesti Keele Instituudi leksikograafi, kelle töökogemus varieerus 3-43 aastani. Nendest 14 olid töötanud ükskeelsete sõnastikega, 7 terminibaasidega. Pooltel vastajatest oli kogemus ise tähendusseletuste loomisega ja pooltel oli tegemist siis kohandamisega. Vaatame siis tulemusi. Esimene küsimus siis, et kas antud tähendused on sinu arvates sõnastiku põhjal õiged ja olemasolevad tähendused. Sellele vastasid siis nagu näha, siin ei ole, nagu see hall on keskmine, siis 2 mudeli keskmine, roheline on GPT ja punane Gemini, et üldiselt on üsna ühetaoliselt tähendusseletusi õigeks peetud. Väike eelis on siin ainult siis Gemini, GPT vastustel olnud. Keelelise korrektsuse kohta on siis need rahulolupunktid väga võrdsed, aga siiski meile mõneti üllatuseks, kuigi oleks võinud arvata, et keeleline korrektsus on mingi pluss-miinus tunnus on või ei ole, aga siiski oli siingi vastustest päris palju varieeruvust. Ja kasulikkuse hinnangu puhul oli ette antud 4. skaala selleks, et ei valitaks seda keskmist mitte midagi ütlevat vastust. Ja siin on siis näha, et mingil määral või väga kasulikuks on kokku siis umbes 80% 80% juhtudest arvatud, aga et see mingil määral kasulik on natukene siis proportsionaalselt suurem kui see väga kasulikuks hindamine. Ja siingi on siis väikene edumaa GPT mudelil ja nüüd võtab sõna Maria, palun. Jah, ja natuke siis veel kasulikkushinnangust, et me kaasasime analüüsi lisaparameetreid, et vaadata, et mis veel võis mõjutada neid kasulikkushinnanguid. Et näiteks sõnaliik, tähenduste arv, mitmesõnalisus, siis me vaatasime ka korpussagedust. Korpussagedus küll ei olnud nagu, me ei mõtelnud, et ta otseselt mõjutaks kuidagi mudeleid, aga eelfaasis, kui me testisime erinevaid mudeleid, siis me märkasime, et kui olid haruldasemad sõnad, et siis see tõenäosus, et sa saad halvema seletuse, see tundus meile suurem ja me tahtsime kontrollida seda hüpoteesi. Ja vaatasime ka võõrsõnalisust, et kas võõrsõnalisusel esineb korrelatsiooni siis sellega, kui kasulikuks neid seletusi peeti. Tuligi välja, et negatiivselt oli seotud nii grammatilise korrektsuse hinnangu kui siis ka üldise kasulikkushinnanguga mitmesõnalisus. Et kui tegemist oli siis mitmesõnalise üksusega, neid oli küll üsna vähe meil meie testsõnade hulgas, et sellepärast peaks seda aspekti edasi uurima, et väga suuri järeldusi siit teha ei saa, aga natuke ta ikkagi näitas. Ja võõrsõnalisus oli kasulikkushinnanguga ja ka tegelikult teiste küsimustega nõrgas positiivses seoses, et see näitas, et siis mudelid said paremini hakkama eesti keeles võõrsõnade tähenduste seletamisega kui siis oma sõnade seletamisega. Ja nõrk negatiivne seos esines meil ka siis hinnangute ja leksikograafide staaži ja nende seletuspraktika vahel. Et need leksikograafid, kes olid kauem tegutsenud ja kes olid ise nullist loonud seletusi, siis nemad kippusid veidi kriitilisemalt hindama mudelite pakutud seletusi ja andsid siis natuke madalamaid hinnanguid. Ja siis üllatuslikult ikkagi tuli välja meie katse põhjal praegu, et statistiliselt olulist seost ei esinenud kasulikkushinnangul ja siis sõna polüseemsusel, ei olnud ka seost sõnaliigiga
ega korpussagedusega. Et siin võib nüüd natuke arutada, et miks see nii võis olla, et üks asi kindlasti, et seal võivad olla natukene vastandlikud tendentsid mängida, et näiteks monoseemsed sõnad võivad olla, eks ole, haruldasemad ja harvemad. Samas jällegi monoseemse sõna tähendusjaotusega on vähem võimalikke probleeme. Et see tõenäosus, et sa jääd rahule selle seletuse esitusega, kuna seal ei ole mitut tähendust antud, kus saab segadust tekkida, et see tõenäosus on suurem ja et siis seal ongi nagu natukene vastandlikku jõud, mis võib-olla siis natuke tühistasid üksteist, kui me uurisime. Et see on üks võimalik seletus. Ja me vaatasime ka siis leksikograafide üksmeelt, et kui sarnaselt arvati seletuste kohta, ja Fleissi kappa põhjal siis need ootused ja eelistused sisu ja vormi suhtes erinesid. 3 peamisest küsimusest, mida enne ka mainis, et see tähenduste tabamine, keeleline korrektsus ja kasulikkushinnang, et seal siis varieerusid vastused kõige rohkem kasulikkushinnangu andmisel. Samas see oligi kõige subjektiivsemat vastust eeldav küsimus. Ja täielikul üksmeelel oldi ainult 8 tähendusseletuse keelelise korrektsuse hindamisel. Et seal tegelikult me vaatasime ka neid kommentaare, et millest see võib siis tingitud olla, kuna mõnes mõttes see keeleline korrektsus on võib-olla kõige otsesemalt vaadeldav ja hinnatav nendest küsimustest, et võib-olla võiks eeldada seal suuremat üksmeelt. Aga nendes kommentaarides siis järeldus, et variatiivsust võis tekitada ka see, et mida leksikograaf korrektseks keeleks pidas, et kas ta hindas ainult ortograafiat ja morfoloogiat või ta vaatas ka sõnastust ja sõnavalikut, et sealt võisid ka tulla erinevused. Ja järgnevalt ma annangi väikse ülevaate kommentaaridest, mida siis küsitluses sai lisada, et põhjendada oma kasulikkushinnangut. Ja see kommentaaride analüüs võimaldaski siis täpsemalt vaadata, et milles see leksikograafide rahulolu või rahulolumatus, milles see koosneb, et mis on selle sisemine struktuur. Ja vaatame esiteks siis tähenduste esitamisega seotud märkusi. Kõige rohkem heideti mõlemale mudelile ette puuduvaid tähendusi. Toodi esile siis olukordi ka, kus SKM pakkus ootamatult lisatähendust. Ja suhtumine lisatähendustesse võis ka varieeruda, et näiteks lisatähendust võidi näha siis SKM-i enda leiutisena, et mis lugejat eksitab, et negatiivse asjana. Näiteks ma toon GPT kirjeldus sardiinlase juures, et mis väitis, et sardiinlane võib siis viidata tihedalt koos olevatele inimestele sarnaselt sardiinidele konservikarbis. Aga samas oli ka näiteid, kus toodud lisatähendus võis siis juhtida vastaja korpusesse kontrollima, seda tähendust otsima ja ta võiski leida sealt selle tähenduse näiteid, et siis peeti seda ka positiivseks, et neid nii-öelda uusi tähendusi pakuti. Vale või kahtlast tähendust heideti oluliselt rohkem ette Geminile 30 korral ja GPT-le siis 11 korral. Ja vastajatele ei meeldinud ka, kui tähenduse kirjeldus oli liiga üldine või polnud polüseemse sõna puhul täpselt aru saada, et miks tähenduste eristus oli tehtud, et just liiga nagu peeneteraline, see ka ei meeldinud. Ja kitsaskohana toodi veel esile homonüümia esitamata jätmist. Nii, aga kõige rohkem kommentaare ilmselt tuli seletuste enda kohta. Kõige rohkem mainiti, et seletus on liiga pikk, liiga detailne, sisaldab ebavajalikku infot ka ja pikkust heideti samuti ette rohkem GPT-le. Kuid kui vaadata seda vastuste varieerumist, siis oli näha, et vastajate suhtumine erines. Et näiteks mõni vastaja võis läbivalt pikkade seletuste peale panna negatiivseid kommentaare, negatiivsemaid hinnanguid, aga samas väga paljud teised hindasid täiesti kõrgelt seda seletust. Et see võib-olla olenes ka, et kuidas sellesse suhtuda, et kas see on sinu töö alus, et kus ongi rohkem infot ja sa toimetad selle välja, siis tingimata see ei ole halb asi, et seda infot on rohkem. Aga et kui sa ootad juba sellist puhast, täpselt õiget seletust, siis võib see muidugi häirida, kui on liiga pikk. Oluliselt vähem heideti ette liiga nappi seletust, kuid siiski Geminile eriti. Ja siis häiris vastajaid, kui küsitavat sõna ennast või selle tüve kasutati seletuses. Neid näiteid tegelikult oli vähe.
et üldse üldiselt mudelid seda ei teinud. Aga seda märkasid siis muidugi kõik vastajad, kui see oli juhtunud. Siis ei meeldinud osadele vastajatest, kui seletus oli ainult sünonüümide kaudu antud, et ei olnud nii-öelda lahti seletatud. Häiris ka liigselt terminoloogiline, kui oli liiga keerulise sõnavaraga antud see seletus. Ja samuti märgati, et ei võeta nagu mudelite seletused on väga üldised, nad ei võta kohalikke eripärasid arvesse, näiteks seal oli kõrkjas ja osad sellised väited on ka muidugi väga keerulised tabada, kui sa ei ole ise just erialaspetsialist sellel alal, et kõrkja kohta oli vist väide, et on kõrreline, hiljem selgus, et siiski ei ole, kui me kontrollisime, ja väideti ka, et kõrkjast, et saab kasutada, kui ehitada maja või korvi punuda, aga tegelikult neid Eesti kõrkjaliigid justkui ei sobi nendeks tegevusteks, et see ei ole selline prototüüpne asi, mida siin meie Eestis anda seletuses. Nii. Siis näidetega seotud märkused. Näiteid me eraldi ei palunud lisada, aga siiski mudelid neid kohati integreerisid siis seletuse enda sisse ja vahel andsid ka järgi niimoodi nii liitsõnu kui kollokatsioone, kui ka näitelauseid nad võisid anda, aga sugugi mitte igale poole. Aga põhilised etteheited neile olid samad, mis seletuste põhjal, et siis nad võivad olla sisuliselt kahtlust äratavad ja valed. Näiteks siin kostitama näide. Ta kostitas teda kõvasti näkku, mis on väga elliptiline, eks ole, siin on justkui oleks lööma tähenduses kasutatud, mida sellisel moel ei ole sellel sõnal. Siis häiris vastajaid grammatiline ebakorrektsus muidugi, see kui katsesõna puudus näitest, samuti vist 1-2 korral, mitte palju ei olnud seda. Ja tähendus ja näide ei lange kokku, seda etteheidet tehti. Ja võib-olla üks selline iseloomulikumaid etteheiteid veel just näidete puhul oli see ebaloomulikkus, et näiteks saledad puutüved või salk lilli, et kui mõelda ainult tähenduste peale, võib-olla ta ei olegi nii vale, aga ta mõjub niimoodi ootamatult natukene, et sealt oli siis ka näha, et leksikograafidel on ootus prototüüpsusele, et nad sooviksid ikkagi saada selliseid näiteid ja seletusi, mis oleks just prototüüpsed. Ja ilmselt on ka kasutajatel, eks ole, see ootus, aga positiivselt siis toodi esile seletuste põhjalikkust, head sõnastust, kiidati, kui tähendused olid ammendavalt kirjeldatud, et kui olid kõik, siis kiidati ka, kui on mingi haruldasem tähendus välja toodud. Ja seesama juba mainitud, et need uued pakkumised, nii tähendused kui näited, et öeldi, et sealt võib saada häid mõtteid, mida sõnastikku lisada, et kuidas sõnastikku täiendada. Et kas siis mingi huvitava hea näitelause või tähendusega. Ja vastajatele meeldis ka registriinfo esitamine, näiteks seal vulgaarsete sõnade puhul mudelid seal hoiatasid kasutamast. Ja olemegi kokkuvõtte juures. Kokkuvõtvalt võib öelda, et üldine rahulolu oli üsna kõrge. Leksikograafid hindasid oma töö jaoks väga kasulikuks või mingil määral kasulikuks 83% tähenduskirjeldustest. Eesti keeles hakkama saamine enamasti rahuldas vastajaid, lausa 75% juhtudest hinnati kasutatud keelt grammatiliselt täiesti korrektseks. Ja kõige võib-olla siis madalam oli semantilise esitusega rahulolu, et välja toodud tähendusi peeti õigeks 56% juhtudest, aga samas osaliselt õigeks 33% juhtudest, nii et ikkagi ei olnud see ka halb tulemus. Meie katses siis GPT-4 Omni ületas eesti keele sõnatähenduste kirjeldamisel Gemini 1.5 Prod kõikides uuritud küsimustes. Ja lisaanalüüs näitas, et siis võõrsõnadele antud seletusi peeti kasulikumaks ja õigemaks. Siis hinnanguid ei mõjutanud siiski meil sõnatähenduste arv, sõnaliik ega korpussagedus, kuigi see on aspekt, mida ilmselt peaks veel uurima ja vaatama, sest seal võib-olla seal mõjutas ka väga, kuna meil oli juhuvalim, et mis sõnad konkreetselt sattusid sinna juhuvalimisse, et võib-olla meil oli seal näiteks sutureerima selline väga haruldane sõna, aga monoseemne sai väga kõrgeid hinnanguid see sutureerima seletus, et võib-olla seal üksiksõnadel oli veidi liiga suur mõju ka. Ja siis me nägime, et leksikograafide ootused heale seletusele on väga erinevad tegelikult, et tulevikus me saamegi kasutada neid ootusi, et luua täpsemaid prompte, näiteks kohandada juba ette seletuse pikkust, sõnastuse keerukust
vältida tüve, vormi homonüümiat, vältida üksnes sünonüümidest koosnevaid definitsioone, kui see on sooviks, ja lisada või välistada näiteid, et tegelikult me see aasta juba olemegi katsetanud natukene juba konkreetsetele sõnastikele mõeldes neid definitsioone, õssi tähendusvihjaid, üssi põhjalikumat seletust ja siis keeleõppija seletusi ka oleme veidi katsetanud. Aga juba praegu ja isegi niimoodi üldiselt küsides on näha, et SKM-id saavad pakkuda põhja, mida tuleb siis küll kontrollida ja kohandada, kuid mis juba saab olla märkimisväärselt abiks ikkagi nii tähenduste esitamisel kui ka seletuste sõnastamisel. Aitäh! Aitäh! Palun küsimusi. Nii. Ettekande alusel nagu saab selgeks, et on mõistlik, et sõna tähendusi määrab mitu inimest, eks ole, sest ühel on üks tunnetus, teisel teine tunnetus ja kõik ei arva ühtemoodi. Ja siit küsimus selline, et see on selline hästi üldine küsimus, et mitu inimest Eesti Keele Instituudis siis iga märksõna tähendust üle vaatab? See on selles mõttes keeruline küsimus, et ma arvan, meil ei ole sellist konkreetset inimeste arvu sellisel moel. Üldiselt leksikograaf koostab, eks ole, ta jagab need tähendused ära, aga kui kolleegid märkavad, et seal on midagi, mida vajaks parandamist, siis me juhime tähelepanu ja vaatame koos üle, et selles mõttes neid tähendusjaotusi tehaksegi ümber ajaga. Et ka ju keeleandmed seal all muutuvad ja osad tähendused muutuvad, me vaatame korpust, et selles mõttes ma arvan, et kuna meil on selline pidev töö, siis ei saa kunagi öelda, et see oleks nüüd lõplikult üle vaadatud, selles mõttes ta on lihtsalt selle hetke seisuga, eks ole. Et vanasti meil oli vist täpsemalt need toimetamisringid niimoodi, et oli seal toimetamine, peatoimetamine, aga hetkel minu meelest meil ei ole sellist niimoodi arvu, kes vaataks täpselt üle. On ju, Margit? Võib-olla siis oleks aeg sisse seada jälle see toimetamisring äkki. Taas. Leena seal taga ilmselt tahtis lisada. Ei, mikrofon palun. Ma küsiks niimoodi, et see oli see zero shot, eks ju. Aga kas teil on nüüd plaanis ka ütlema see few shot, et võib-olla see annaks veelgi paremaid tulemusi ilmselt, eks ju? Me katsetasimegi. Mis on nagu teie sellised edaspidised sammud? Aitäh. Ja see, mis me see aasta oleme katsetanud, me juba proovisimegi seda eeskujulike näidete varal promptimist. Et seesama, mis ma mainisin natukene, et kus proovisime need õssi tähendusvihjed panna, siis üssi selline detailne, põhjalik, üldkeelne seletus ja keeleõppija lihtsam ja selline piiratud sõnavaraga rohkem seletus. Et me valisime sellised ilusad näited, andsime need ette ja tegelikult see esimene tulemus tuli, isegi mitu korda seal proovisime, tuli väga hea. Aga muidugi seal saab ka katsetada palju neid näiteid, mis on see optimaalne näidete arv, mida saab ette anda, siis mis tüüpi ikkagi seal nähtused peaks olema seal näidisdefinitsioonides esindatud. Ütleme näiteks kas või seal keeleõppija puhul on ju ka seal neid malle on erinevaid, neid definitsiooni malle tegelikult, et need oleks siis ette näidatud. Et selles mõttes me katsetame kindlasti näidata ka. Nii, suur tänu selle ettekande eest.